Boost, boost. Boost, boost, boost. Boost Casino. Boost Casino. Boost, boost, boost. Boost, boost, boost. Boost Casino. Boost Casino. Eesti Esu. Saadet toetab Boost Casino. Tere, head Eesti Esu vaatajad ja kuulajad. Tervist, Mihkel Reile. Tervist. Mihkel on see mees, kes viis mind Seevaldisse. Miks sa nii tegid? Tundus, et sul oleks vaja. Oleks tarvis. Käisime siis ühel Seevaldi matkal, kus sina olid meie giid. -17 kraadi oli väljas ja 2,5 tundi matkasime mööda Seevaldi territooriumi. Siis räägi, kas Seevald ongi hullumaja, nii nagu me kõik seda teame? No rahvasuu seda nimetust kasutab, aga meile tegelikult meeldib öelda, et tegu on ikkagi psühhiaatria kliiniku või vähemasti psühhiaatria haiglaga, mitte hullumajaga, sest see hullutõbi, ütleme rahvakeeles hullutõbi praktikas on tegelikult siis skisofreenia, aga Seevald tegeleb tegelikult väga-väga palju muuga ka. Ja no võtame kas või näiteks depressioonis inimese, et ilmselt keegi ei tõtta teda hulluks tembeldama. Et võt Seevaldi tuure tehes see on ka üks asi, mis oli hästi oluline endale selgeks teha, et matkale satub ju ka igasuguseid inimesi, nii patsiente kui töötajaid kui arste ja tuleb tunnetada seda, ütleme, sihukest moraalset piiri, et mitte nüüd hakata patsientide üle liiga palju nalja tegema, vaid ikkagi jääda soliidseks. Ja meid oli ju seal suur grupp inimesi, et võib eeldada, et sellest grupist kõik ei ole ju täiesti mentaalselt okei või siis ma ei taha öelda, et nad hullud seal on ju, aga inimestel vaimseid probleeme kindlasti on. No kindlasti ja selles osas, et mis on normaalsus üldse, et kui ma kunagi hakkasin selle Seevaldi matkateemaga tegelema, siis tegin ka endale populaarteadusliku psühhiaatria koolituse kodukootult ära ja kui ma lugesin näiteks autismispektri hädade kirjeldusi, siis ausalt öeldes mul natuke tekkis siuke tunne, et iga inimene võib mingit äratundmisrõõmu kusagilt natuke leida, aga see ei tähenda, et tal kohe oleks siis meditsiinilises mõttes probleem, aga vaevalt, et on olemas normaalsuse etaloni. Jah, kui mõelda nende erinevate siis diagnooside peale, ütleme siis ma ei tea, depressioon või autism, see tõesti tundub selline suur spekter, kuhu kõik mingis mõttes võib-olla natuke paigutuvad või siis mõni päev paigutuvad ühtemoodi, mõni päev teistmoodi on ju, aga skisofreenia, vähemalt mulle tundub, et on tõesti selline lüliti, et kas on või ei ole, aga mis on skisofreenia üldse? Skisofreenia on põhimõtteliselt diagnoos, mis kirjeldab kroonilist psühhoosihaiget. Psühhoos on seisund, kus inimene, ametlikult öeldes siis ei orienteeru ajas ja ruumis. Ehk rahvakeeles öelduna on omadega segi. Aga psühhoos võib tulla ühe korra, läheb ära, võib-olla mitte kunagi enam ei kordu. Aga kui ta jääb korduma, siis põhimõtteliselt võidakse välja panna skisofreenia diagnoos, mis on siis diagnoos, mis kirjeldab inimest, kes krooniliselt kannatab psühhooside all. Kas siis püsivalt või episoodiliselt. Ja sellel psühhoosil on siis ikkagi erinevad astmed, nagu ma aru saan. Et on mingi raske psühhoos, on selline psühhoos, kus inimene veel enam-vähem toimib. No loomulikult et öeldakse, et umbes 1% ühiskonnast sõltumata riigi korrast või ajastust on siis kannatanud põhimõtteliselt skisofreenial. Aga kui te vaatate tänaval ringi, siis ega iga 100 inimene ei ole ju täiesti seosetult seal linnaruumis. Et see haigus on nagu ikka krooniline haigus, ta võib olla kontrolli all, tol hetkel, kui ta on kontrolli all, ega keegi ei ütle peale vaadates, et vahel on inimesel midagi pahasti. Ja tänapäeval tänu headele ravimitele on enamikel skisofreenikutel ikkagi, ma ütleks, üsnagi täisväärtuslik elukvaliteet. Millal ja kuidas Seevald üldse püsti pandi, et kust ta alguse sai? Põhimõtteliselt
kas me nüüd võtame haigla tegutsema hakkamise, säärasel juhul on see 1. november 1903. Kui me võtame suuna, et seda hakatakse rajama, siis säärasel juhul juba siis 1897. aasta, mil siis Eesti Maadlikud asutavad ühingu nimega Eestimaa vaimuhaigete ravimise ja hooldamise selts. Ja eesmärk on siis asutada kusagile vaimuhaigla, muid algselt tegelikult üleüldse Paldiski linna peale mõeldi, mitte Tallinna, Paldiski peale. Aga kuna aasta hiljem, 1898, kingiti sellele seltsile siis kinnistu, kus Seevald asub, siis oli asukoht ära otsustatud ja tuli sinna. Nii et, mis ta siis teeb? 127-8 aastat on seda ajalugu seal. Keegi kinkis siis seltsile lihtsalt kinnistu, et pange siia püsti. Jah, mitte isegi kinnistu, vaid mõisa. See oli siis Vinkleri suvemõis, 100 hektarit maad koos mõisasüdame hoonetega, mis muide on tänini järgi. See on ajaloolises perspektiivis hästi põnev kompleks, sest Tallinnas on olnud 10 suvemõisasid, mis on siis põhimõtteliselt jõuka linnakodaniku suvila sisse. Aga nendest siukse enam-vähem terviklikkusena on järgi ainult Seevald. Mõni aasta tagasi sai veel öelda ka, et Liberty Rocca al Mare külje all, aga paraku seal viimased aastad on ikkagi pettide ja muude jõudude koostöös seda omajagu lammutanud, aga loodame, et seal ikkagi ehitatakse ka midagi ülesse, sest nüüd Liberty müüdi maha, sai uue omaniku ja uuel omanikul ehk on mingi plaan siis. No kõik, kes on Seevaldist mööda sõitnud, võib-olla tuleb neil ette üks plank või aed, mis on seal tänava ääres, kuhu on nüüd kirjutatud. Ma ei mäleta, mis selle mehe nimi oli. Aga Sven plus Kati. Sven plus Kati võrdub armastus. Ja. Et mis selle lugu seal on? Kas see on lihtsalt tänava huligaanid või on need mõned hullud või kuidas see sinna jõudis? See on tegelikult omavoliline tegevus, algupäraselt nagu graffiti ikka, aga see on poissmeeste õhtu aktsioon tegelikult. Nimelt kunagi, kui Sven ja Kati abiellusid, siis peeti maha poissmeeste õhtu ja tüdrukute õhtu ja poissmeeste õhtu aktsioonina sõprade sunnil Sven selle graffiti sinna siis joonistas. Ja see oli aastal 2010 tegelikult. Nii et Tallinna... Huvitav, et ta nii kaua püsinud seal on. Jah, vahepeal 10. pulma aastapäeval käisid Sven ja Kati seda üheskoos muidugi ka üle värvimas. Ja neil üldse tundub, et Seevald on kuidagi natuke nagu ühendav lüli, et 10. pulma aastapäeval värvisid koos planku üle, 14. pulma aastapäeval oli kunagi siis 2024 aasta, kui mälu ei petta 11. juuni, oli mul üks avalik piletimatk, 60 inimest, maksimumgrupp, mis meil saab seal linnaruumis olla ja matka lõpus palun raadiosaateid tagasi ja järsku tuleb üks meeshääl eetrisse, et vaadake seda kaunist daami minu kõrval. Ma tahaks teile tutvustada Katit ja see oli siis Sven. Nii et 14. pulma aastapäeval olid nad matkal. Mihkel, räägi, kuidas sa üldse sattusid Seevaldisse Seevaldisse või siis matka giidiks? No tegelikult ma olin spordivõistluste korraldaja, vähesemal määral olen siiamaani, me korraldame näiteks Filter spordisarjasid, mis on siis Filter temposari, Filter maanteekarikasari, rullituur ja Peetri jooks näitekski veel lisaks. Aga kuna see spordiürituste korraldamine oli ainult suvine töö, siis alguses tekkis säärane mõte, et võiks midagi ju ka talviti teha, et muidu on ju pikk talv, kus on aega palju, aga tegevust vähe ja alguses oli plaan teha sportmatkasid. Aga kuna ma olen ise säärane ajaloohuviline, siis ma mõtlesin, et ma hakkan midagi ka juurde rääkima ja ühel hetkel üsna kiirelt ma sain aru, et sinna matkale ei tule mitte inimesed eesmärgiga sporti teha, vaid tuldigi pigem kuulama põnevaid lugusid põnevatest piirkondadest. Ja siis võtsime tempo maha, et ta oleks kõigile jõukohane tempo ja täitsimegi kogu selle matka aja siis piirkonnast rääkivate põnevate lugude ja detailidega. Ja niimoodi me sinna formaati siis jõudsime. Tänaseks muideks juba 10 aastat tagasi, nii et Matkaffa ja Laterna matkad ja see sügis nüüd tähistasid juubelit 10. Kuidas Seevaldi tuur siis mõttesse tekkis ja kuidas sa seda
uurima hakkasid, et mida siis selle kohta rääkida, et kas see oli isikliku või oled seal isegi olnud patsiendina? Võt on olnud õnne, et ei ole patsiendina tarvis olnud, aga kui on mure, tuleb ikka minna, karta pole tarvis. Aga eks ühel hetkel, kui tuli üks, teine, kolmas marsruut, siis juba sai hakatud natukene teadlikumalt linna peal ringi vaatama, et mis oleks põnev teema, kus oleks ka midagi vana veel silmaga järgi ja mõte liikuski siis Seevaldi haigla peale. Ja ma pean möönma, et ega see sissepääsemise nii-öelda, mitte selles mõttes sissepääsemise, aga et loa saamise teekond, ega ta esialgu väga lihtne ei olnud, sest eks tekkisidki need mured, et ühest küljest töötav haigla peab ju tagama patsientide privaatsuse, ei saa olla nii, et tulevad turistid ja patsiendid on siis justkui nagu eksponaadid seal. Ja teiseks oli ka suur hirm, et me tulemegi hakkame seal ainult naljasid rääkima või seda teemat nii-öelda kuidagi lörtsima, et meid ei tõsist käsitlust, aga ikkagi õnnestus jõuda nii kaugele, et toimus näidismatk töötajatele, PERHi inimestele ja siis said need hirmud maha võetud. Ja selles mõttes ma võib-olla tookski välja, et meil on ju tegelikult siin Laterna matkades 56 erinevat matkateemat, aga Seevald on võib-olla nendest selles mõttes üks erilisemaid, mille puhul ma olen kõige rohkem töötunde selle ettevalmistuse peale läbi aastate pannud, sest ikkagi ma pidin kurssi viima ennast ajalooga, rääkima väga paljude inimestega, pikaaegsete töötajatega, aga mõne patsiendiga, kuulama patsientide lugusid. Põhimõtteliselt, loomulikult mina ei ole arst ega meedtöötaja ega küündi sellele tasemele ega peagi küündima, aga Seevaldi giid peab ikkagi ka orienteeruma mingil määral psühhiaatria teemades, et ta teaks, millest ta räägib ja et ta tunnetaks seda mingit piiri, mida tohib ja mida ei tasu rääkida, et me ei teeks kellelegi haiget seal. Jah, seal matkal osaledes siis seal oli sellist nii-öelda üldinfot siis psühhiaatria kohta üleüldse, et kui me siin rääkisime ka skisofreeniast, et mitte siis konkreetselt ainult näiteks Seevaldi maja ajalugu, vaid päris selline suur pilt sai ette, aga alguses siis, kui kaua selle loa taotlemiseks läks või öeldigi niimoodi, et väga kahtlane, et tulge tehke meile siis üks proov ja näidake ette, mis te tegema hakkate? Ega me tegelikult nii täpselt ei mäletagi, kauas meil see läbirääkimise protsess käis, sest Seevald on meil suhteliselt vana marsruut, ta on ikkagi juba 8-9 aastat meil valikus olnud. Aga ma arvan, et mõned kuud me ikkagi rääkisime ja üritasime need detaile siis kokku saada. Aga kindlasti on aja jooksul ka meie Seevaldi marsruut selles mõttes muutunud, et kui me 8-9 aastat sellega alustasime, siis me võib-olla vaatasime natukene rohkem ümbruskonda, rääkisime rohkem ka teistest piirkonna suvemõisadest, aga kuna selle aja jooksul on tulnud materjali ja infot ka nii palju juurde, siis tänaseks me oleme üritanud siis jäädagi vahetult selle Seevaldi mõisa ja psühhiaatria ajaloo konteksti. On tulnud juurde siis ülevaade vanaaegsetest ravimeetoditest, näiteks seesama populaarteaduslik ülevaade üleüldse psühhiaatriast, aga ka kõikide hoonete lood ja eks me üritame nalja teha ikkagi ka sellel matkal, et heal matkal peab natuke nalja ka saama, aga veel korra ta peab olema nii-öelda tunnetuslik, et palju võib ja palju ei või siis. Päris seda ei kujuta ette, et teeme ühe tuuri ja siis tulge vaadake hulle ja siis räägime naljalugusid sellest. Aga muide suure tõenäosusega Seevaldi matkal praktiliselt alati me näeme ka mõnda patsienti, sellepärast, et ega see territoorium täna läbijalutamise mõttes ei ole ju erinevalt nõukogude ajast niimoodi jäigalt suletud. Ja kui keegi tuleb, jalutab meile seal territooriumil vastu, võib-olla ta tuligi arsti vastuvõtult, aga ega kellelegi ei ole otsa ette kirjutatud ja selles osas võib-olla inimestel ongi veel korra natukene vale ettekujutus, et psühhiaatria haigla patsient on siis säärane
täiesti segases seisus, kes üldse mitte midagi aru ei saa ja kohe vaatad peale, et inimene on imelik, aga kui me tõesti räägime ärevushäirete patsientidest või noh, kas või isegi sõltuvusprobleemidest, siis ega iga sõltlane ei ole ju pomš, et sa ei saa ju otsa vaadates aru, et inimesel on mure või probleem. Kui palju Seewaldis üldse praegu patsiente on, tead sa? Ma võin nüüd praegu eksida, aga minu meelest oli kusagil seal 300 voodikoha tuuri. See on üks küsimus, mis mind alati huvitab, et kui rääkida näiteks näitlejatega, et siis näitlejad etendavad ühte sama etendust korduvalt, võib-olla läbi aastaid vahepeal on ju. Et kui sa seda Seewaldi tuuri teed, siis kuidas sa enda jaoks selle nii-öelda mõistuse säilitad, et sa seda sama juttu kogu aeg räägid ja samades kohtades käid ja nii-öelda sinul on nagu pähe kulunud see kõik on ju, aga inimeste jaoks on see uus ja huvitav. Võt siin on kaks asja. Kõigepealt ma ütleks, et ega see ei ole halb, kui matk läheb mingis mõttes niimoodi formaati. Ma isegi vastupidi ütleks, et see ongi see, mis eristab võib-olla meid Matkafai laternamatkades kõikidest ülejäänud Eesti giididest. Et meie tuur ei ole kunagi säärane, et giid tuleb ja räägib, mis sülg suhu toob või mis parasjagu meelde tuleb, vaid ma toon siukse näite, et kui ma ei tea, Ivo Linna läheb lavale, aga tal laulusõnad ei ole peas, siis ta ei suuda mõelda performance'i peale, et see oleks esitatud huvitavalt, et seda oleks äge vaadata, et teeks ka mingit žeste või midagi juurde. Ja sama on ka matkaga, et niimoodi heal matkal ei ole mitte midagi juhuslikku. Selle puu juurde jõudes lõppeb see lugu, sealt edasi minnes algab too lugu. Aga tulles sinu küsimus alguse juurde kaasa siis, või tagasi, siis jah, mingis plaanis on see risk, et lähed autopiloodi peale. Ja siis võib juhtuda nii, et mõte on kusagil mujal, et noh, ma võin ühe näite tuua, et meil on lugu, mis hakkab sellega, et vana proua, 78 aastat vana. Aga mõte oli juba kusagil mujal ja siis ma hakkasin looga pihta. Vana proua, 38 aastat vana. Et no võt, siis võib juhtuda, et hakkab sääraseid vigu sisse viskama. Aga minu nipp selle vastu on see, et natukene tuleb ajas ikkagi midagi muuta. No siukest, midagi väikest. Et kuna neid lugusid on nii palju, siis võib-olla 10 korda räägime matkal ühte lugu, järgmised 10 korda räägime hoopis selle maja juures seda teist lugu. Sest kui me tahaks rääkida kogu seda materjali, mis meil on 10 aasta jooksul tekkinud, siis võiks see matk olla, ma arvan, 6-7 tunnine seal. Nagu nii tuleb teha valikuid. Või kas või sellega, et vahel jalutame ühelt poolt maja, vahel jalutame teiselt poolt maja, mis siis natukene nagu teritab seda enda vaimu selle tegevuse kõrval. Jah, ise arvaks, et ütleme, et kui teatris etendad publikule, kes enamasti on vaikselt vaatab, siis üks asi võib-olla, et matkalised ju käivad kaasas ja need ei ole ju kumminukud on ju, et neil on ka mingid mõtted ja vahepeal võib-olla keegi ütleb midagi vahele või räägib mingit oma lugu seal natukene ja et see nagu on see eristav pool on ju, et see võib-olla niimoodi toob sind sellest autopiloodist natukene välja, et inimesed lihtsalt reageerivad erinevalt nendele lugudele. No see ka kindlasti, jah, kuigi eks Eesti inimene on tagasihoidlik ja see on siuke tüüpiline olukord. Ja nüüd, kes tahab küsimusi küsida? Ja mitte midagi. Et ega sageli ei küsita ja võib-olla kahjuks meie matkamarsruut ka liiga palju seda küsimust ju ka ei soosi, sest me räägime ikkagi helitehnika abil ja ilma vahet pidamata, kuigi selleks on meil matka keskel ju teepaus, kus saab siis tulla astuda matkajuhti juurde ja küsida või rääkida oma lugusid, mida ka vahel tehakse, mis on hästi tore alati. Seda ma märkasin et kui sa ütlesid, et ühe puu juurest hakkab üks lugu ja teise puu juures lõppeb, et siis väga struktureeritud ja väga paika pandud, et külalisena vahepeal on siuke tunne, et sa teed seal mingit tiire, aga et iga su samm on põhimõtteliselt nagu ette planeeritud on ju. No tookord sina muidugi sattusid sellele
meie ajaloo kõige külmema ilmaga matkale, et ega vist ei meenugi, et meil -17 kraadiga oleks enne matka olnud või kui siis võib-olla mõni üksik, eks ole. Eestimaa talved on soojad ja tavaliselt me saame ikkagi siukse mõnusama, heal juhul paar miinuskraadi ilmaga talvel läbi. Aga too matk ma muidugi üritasingi natukene rohkem hoida gruppi liikumas, et kui muidu suvisel matkal, ega me ei matka ju ainult talvel ja pimedas ja laternaga, et Matkafai on aastaringne matkakorraldaja ja soojal poolaastal, kui on enamasti valge, siis kui just öömatk ei ole, ega me neid lampe kätte ei võtagi, kuigi võib-olla koopamatkadel nagu laagris ikkagi võtame, aga muidu mitte. Aga igal juhul, et siis ma räägiks rohkem koha peal neid lugusid, et ma saan olla ka näoga inimeste poole vahepeal ja inimesed näevad minu emotsioone ja mina jään nende emotsioone. Aga nii külmaga me tegimegi piltlikult öeldes auringe ümber majade, et hoida inimesi liikumas, et ei hakkaks nii jahe. Aga see on niisugune haruldane juhus. Jah, väga hea, et sa hoidsid meid natuke liikumises, et mis on niisugused kurioossed lood, mis sul on juhtunud matka käigus, et me käisime ju ka näiteks sealt Stroomi metsast või kuidas iganes selle nimi seal on, sealt läbi on ja siis sa ütlesid järsku, et ma ei tea, kas mulle tundub või mingi ilge kanepi hais on üleval on ja keegi seal jõhkralt jointi tegi ja ma ise tundsin ka seda. Et see mets on niisugune huvitav koht on ju, et on sul mõni lugu rääkida, mis on nagu juhtunud, mingi ootamatu lugu? Tulles korraks selle sama teema juurde, siis mina ei tea, mis seal toimub ja suur Stroomi mets mere ääres tuulehke puhub, ma ei kujuta ette, seal peab terve Eesti kanepi varu korraga põlema, et siukest haisu siin üles saada, aga see ei ole ainus kord, kui me seda seal tunneme. Et millegi pärast mulle tundub, et seal metsas viisakalt öeldes rohikärss saab ikka aastaringselt. Ja nii külm oli pime ja mitte kedagi nagu näha ei olnud, aga kuskil oli ilge hais oli üleval. Jah, aga eks siukseid igasuguseid asju on ette tulnud, et napsuseid seltskondasid, kellega vaatad, et kuidas ma nüüd viisakalt sellest olukorrast välja saan, seepärast, et ega need küll täna seda matka lõpuni jalutada ei ole võimelised. Meenub oli üks matk, kus see oli sünnipäeva matk, et me teeme ju ka palju tellimusmatkasid. Eraisik tellis sünnipäevaks ja enne matka luges sõnad peale, et tuleb 80-aastane sünnipäeva lapse ema ka matkale ja et võtaks ikka rahulikult, et ta poole matka pealt läheb siis auto peale ära, aga et saaks ikka kaasa tulla. Ja matka alguses tõesti vanatädi tead niimoodi lonkab ja tuleb tiirada ära ja siis vaatad üle õla, et mingisugune jäägermeister käib seal grupis ringi ja ega vanaprouagi ei ütle, kui temani jõuab, võtab ka klõmaka. Ja kui me jõudsime sinna poole matka peale teepunkti, siis ma ütleks, et vanaproua oli juba piltlikult öeldes lipuga kõige ees ja ei tahtnud enam kuuldagi sellest, et jalad haiged on või et läheb koju ja pani terve matka kenasti kaasa ja ma ütleks, et jõi omal matka vältel ikka 20 aastat vähemasti turjalt maha, et õlitas liigesed ära korralikult. Õlitas ära. Aga muide, mis sa arvad, kui vana on kõige vanem matkaline, kes on meie 2,5 tunnise circa 7 kilomeetrise matka läbi käinud? Kuigi marsruudid on muidugi erinevad, aga tema käis Kopli Krimi matkal ja seal siis ühesõnaga see on siuke 7-kiltsane matk. No äkki on 90 siis? Rekord on 95. Nii et tehke järgi. Ainuüksi juba elada nii vanaks on suhteliselt haruldane ja veel selles vanuses olla nii vitaalne, et kõndida 2,5 tunnine matk kaasa. See on ikka, ma ütleks, müts maha. Kuigi 90-aastaseid on olnud rohkemgi, meeste rekord on 90, 95 oli naiste rekord. Aga 80-seid on meil juba olnud ikka, ma arvan, et nii, et ei saa öelda, et oleks erakordne. No kui keegi kuulab, siis lööge üle need rekordid naiste ja meeste osas on ju. Aga kas seda juhtu vahepeal, et see on ju avalik ruum, et kõrvalised inimesed tahavad matkaga liituda, et hakkavad kaasas käima, et mis te siin teete, siis kõnnivad kaasa? Kusjuures väga ei ole olnud, aga mulle meenub, oli Rocca al Mare, meil on Vabaõhumuuseumi matk ka, et seal tegime matka ja siis teepunktis siis ma sain ühe komplimendi. Tuli üks mees rääkima, ütles, et
jalutasime mööda, et tuli kaasa ja kuulas ja ütles, et vaat tema on nii head Vabaõhumuuseumi tuuri, et ta on suur fänn, aga nii head tuuri pole tema mitte kunagi saanud. Et sain komplimendi. Aga noh, muidugi jah, et õnneks seda ei ole palju, aga teisest küljest, kui seda oleks palju, siis see oleks muidugi ka probleem, sellepärast et inimesed, kes on ikkagi pileti ostnud ja põhimõtteliselt selle ürituse siis kinni maksnud, et see ei ole aus nende osas, kui hüppab gruppi nii-öelda jäneseid vabakuulajaid. Aga teisest küljest, kui sa jalutad avalikus linnaruumis, eks mingit juttu või mingit segmenti ikka mööda minnes ju inimesed kuulevad. Ma arvan, et neid on palju, aga üldiselt Eesti inimene on ikkagi viisakas ja ega ta ei hakka niimoodi jõuga sinna gruppi siis kaasa tulema. Üldiselt ilmselt on jah, aga ma mõtlesingi et tegelikult ju keegi ei keela sul kõndida seal, on ju, et sa võid ju kõndida seal, kus sa tahad, et kui see on avalik ruum. Räägi, mis matkasid siis veel teil on valikus, et ma saan aru, et Seevald on ilmselt üks kõige populaarsema, et see on kuidagi siuke nimi, mis kohe hüppab ja nagu tekitab huvi on ju inimestes. No Seevald on jah, üks populaarsematest, aga muide mitte number 1 matk. Et ma isegi praegu ütleks, et hetkel number 1 on meil Kopli krimi. Et siuksed krimiteemad, mis on endiste politseinike ja muidugi ka ümbruskonda elanike inimeste mälestuste najalt kokku pandud, et siuke true crime sektor inglise keeles öelduna, et see on hästi võib-olla kaasav. Suvel kindlasti Laagri on see, mis on, ma arvan, et meie suvehooaja number 1 matk, sest noh, paljud ei teagi, aga Laagri all on ju tegelikult 3,5 kilomeetrit maaluseid käike, paned nagu mööda kaevandusšahti. Need on saariaegsed Peeter Suure merekindluse Vana-Pääsküla Tänassilma positsiooni rooduvarjundite vahelised käigud. Sellega mul tuli meelde, et vaatasin hiljuti ühte podcasti, kus siis arutleti selle üle, et mis on Egiptuse nende suurte püramiidide all ja väidetavalt on tehtud mingisuguse mingi maa-analüüsi mingi tohutu vahendiga, et seal on all on tegelikult mingi tohutu konstruktsioon, mis ulatub kilomeetrite sügavusele, on ju. Aga kas sa niimoodi oled mõelnud, et kui nagu asukoht ei oleks oluline, et mis matka sa tahaks läbi viia, kui sa kogu maailma pilti vaatad või mis piirkond või mis ajalooline koht sulle huvi pakub? Võib-olla enne, kui ma sellele vastan, siis see, et püramiidide all on kilomeetrite sügavused konstruktsioonid, et Pirita kloostrist pidi ka tulema maa-alune käik Paldiskisse. Laagrist pidi minema, Pirita kloostrist vana linna, aga Laagrist pidi minema maa-alune raudte Paldiskisse. Ja kui võtad näiteks lahti siukse foorumi netist nagu militaar.net, siis seal on isegi inimesed, kes on seda oma silmaga näinud. Mõni on isegi käinud. Ainukene mure on selles, et keegi ei ole seda üles leidnud tänapäeval. Et need on ära haihtunud. Ehk siis, mis ma tahan öelda, et ega kõik, mis räägitakse, ei ole ka alati kuld ja no võt, see on ka matkade ettevalmistuse kontekstis alati see probleem, et natuke peab olema ka matka ettevalmistuses allika kriitiline, et kui keegi midagi matkal räägib, siis alati seda ka puhta tõe pähe võtta ei saa. Aga kui nüüd kogu maailma kontekstis saaks kusagil teha matka, siis no võt, jube hea küsimus, ega ma ei olegi selle peale niimoodi mõelnud, aga mind ennast võib-olla millegipärast hästi kõnetavad igasugused punkrid ja koopad. Ma arvan, et mingisugused kaevandused, koopad, mingid maalused, kohad, et need mind kõnetaks nagu kõige rohkem. Kusjuures ma käisin mõni aasta tagasi esimest korda elus Aegna saarel ja olin täiesti vaimustuses sellest saarest, et seal on nii palju neid ajaloolisi kohti, seal oli mingisugune esoteeriline laburünt oli seal, kuhu sa pidid laburündist läbi käima, või lihtsalt kividest nagu maha tehtud, et pidid laburündi keskele minema, sinna annetama ühe sendikese on ja siis välja tulema ja siis mingi mõtte mõtlema ja siis see mõte vast leiab vastuse või midagi sellist, aga seal olid sõjaväe konstruktsioone, et soovitan korraldage seal ka üks matk, seal on ju suur, ma ei tea, kas see mingi raketi, mingisugune auk või mis seal oli,
noh, täiesti juba metsa kasvanud, aga jube kihvt nägi välja ja need rannad olid seal hästi ilusad ja ma olin täitsa ja Naissaar on muide veel vingem militaarmälestiste poole pealt. Aga jah, täna saari me ei ole väikesaartena sisse võtnud, sellepärast, et see ikkagi teeb logistika hästi keeruliseks, et see grupp peab kuidagi sinna kohale saama, pärast ära saama ja väga keeruline sedapidi. Aga iseenesest, mis puudutab nii Naissaare kui Aegna militaarmälestisi, siis märksõnaks on jällegi Peeter Suure merekindlus, mil muideks ei ole mitte mingit pistmist Peeter esimese isikuga, no peale nime muidugi. See on 1912–17 ehitatud Peterburi kaitserajatiste võrgustik, mil üheks epitsentriks sai ka Tallinn ja selle ümbrus. Aga siis on need sinna püsti pandud, aga seda sama teemat ega väga vingeid objekte leiame siit mandri pealt ka Suurupist, Paljassaare tipust, need samad laagrikatakombid, Astangu koopad, siis põhimõtteliselt Nõmmel on hästi palju siukseid, võib-olla natuke tagasihoidlikumaid, aga siiski selle sama kihistuse objekte, et see oli, nagu öeldakse, Eesti territooriumile tehtud kõigi aegade kõige suurem militaarinvesteering. Kui Koplist rääkida, siis millest sa Kopli matkal räägid? Kas see on mingisugune kindel periood, ma ei tea, kas 90-ndatest Koplist või mis seal toimus või läheb see ajaloos veel kaugemale? No Koplis meil on 2 erinevat matka. Muidugi kui laiendada, siis Põhja-Tallinnas meil on üldse väga palju matkasid. Noblessner, Volta, masinatehas, Sõjasadam ja Sitsi asume, siis Paljassaare laevaehitustuur, Kopli. Ühesõnaga, neid on seal palju. Kas teil oli mingi Sõle tänava litsimajadest ka mingi? No, Sõle tänaval olid need võrksukkades hääletajad seal 00-ndatel politseemaja veeres. Et jah, selle matka nimi oligi meil Sõjasadam ja Sitsi litsid. Aga konkreetselt terminil Sitsi litsid tegelikult prostitutsiooniga ei ole eriti pistmist. See oli siuke ärapanev ütlus 20. sajandi alguse Balti manufaktuuri naistööliste suunas, sest tol hetkel oli siis tegelikult ühiskond hästi konservatiivne ja Balti manufaktuur oli üks Tallinni esimestest suurtest naiste tööandjatest. Ja eks konservatiivsemale elanikkonnale tundus see väga imelik ja siis tõstatati siuksed jutud, et nagu tead, kui ikka naine käib tööl ja tal ikka natuke kahtlased elukombed on, sest õige asi see ju olla ei saa, et üks naine käib tööl ja on iseseisev, raudselt lits. Ja siis hakati niimoodi neid siis nimetama. Aga mis puudutab prostitutsiooni, siis meil on tegelikult teine matk, mis on siis Härjapea jõekallastel ehk teisisõnu Tallinna tsaariaegne Punaste laternate tänav, mis oli siis Mardi uulits, Mardi tänav. Ja seal oli siis päriselt siis tsaariaegne legaalsete bordellide kvartal. Ja sel matkal me räägime siis väga detailselt ja see on ka, ma ütleks, vägagi vürtsikas teema, sest tsaari ajal bordellid olid nii nagu tänapäeval on hotellid tärnide järgi, oli ka tsaariaeg 1., 2. ja 3. klassi pordumajad ja bordelli määras kindlaks, et mida peab teenus sisaldama ühes majas, palju on hind seal ja nii edasi ja nii edasi, 107 erinevat paragrahvi, mis kõik siis prostitutsiooni ära reglementeeris. Väga hästi reguleeritud valdkond siis, jah? Mis seal siis 3 tärni pordumajas sai? Muide, seal oli tegelikult vastupidi, et 1. klassi maja oli kõige peenem, 3. klassi maja oli siis üliõpilase ja soldati maja nii-öelda tinglikult öeldes. Aga kui sa nüüd küsid, mis kõige peenemast sai, siis see kõige peenem oli nagu, ütleme, siuke härrasmeeste klubi siis. Et seal ei tuldud ainult ühe eesmärgi peale sinna, vaid sinna tuldigi õhtut veetma. Lähed uksest sisse, hästi nooblid interjöörid, peened majad, siis paned riided garderoobi, tavaliselt panid end ilusti veel riidesse, ostsid pileti, läksid tutvumise saali, kus mängis mingisugune muusika, said võtta mingid jooke ja seal olid siis ka viisakalt ilusti riides, nimetame neid siis daamideks, kellega siis räägiti juttu ja tehti siuke nägu, et me oleme lihtsalt peol ja üritame kellegagi siis
nii-öelda tuttavaks saada. Ja noh, õhtu lõpuks siis muidugi kes kellele ja siis siirduti teisele korrusele, kus siis oli igal tüdrukul oma tuba, kus ta muide elas ka. Bordelli määrus nõudis seda, et tüdruk peab ise selles majas, selles toas ka elama. See oli tema töökoht, aga ka elukoht. Ja noh, seal toas siis toimus, mida me võime oletada ja hommikul siis härrasmees lahkus. Jah, see on selline, et ei müüdud ainult seda maha ja taha kogemust, vaid nagu tervet siis õhtu veetmist on ju, muusika, joogid, tutvumine. Ja me ütleme emotsiooni tervikuna või kuidagi niimoodi. Jah. Nojah, põhimõtteliselt on ju, et te võiks ka müüa lihtsalt PDF-il saate inimesele selle info on ju, aga see ei ole päris see, kui lähed kohale ja Giid sulle seda räägib ja näed neid kohti ja maju on ju. Ega seda on ka ju küsitud, et ChatGPT kas võtab amet üle või. Et mina arvan, et ei võta, et televisioon ei tapnud raadiot, raadio ei tapnud teatrit, et igal meediumil on oma koht, et digitulek ei pannud ka teie toimetusi siin kinni, eks ole, vaid avas mingid uusi võimalusi. Ja noh, loomulikult, ega ajalugu võib ka ise õppida, et ega mina ei ole ju selles ajas elanud ja neid sündmuseid oma silmaga näinud, kuigi on muidugi matkateemasid, kus ma saan ka oma nappi kogemust ka võib-olla natuke rääkida, näiteks Pirita velodroom on väga muinsusväärtuslik asi ja kuna ma ise olen olnud jalgrattur, võistelnud, isegi võitnud eestikaid muideks Pirita velodroomil, siis seal velodroomil ma saan sellest velodroomi spordist rääkida ka oma kogemuse kaudu, aga suures plaanis see ongi nii-öelda uurimustöö. Ühe matka tegemine on võrreldav, kui seda kvaliteetselt tahta teha, üheks ülikooli aineeksamiks õppimisega umbes. Et see on ikkagi suur töö. Aga matka pluss ongi see, et põhimõtteliselt keegi on sinu eest teinud selle töö ära ja ta toobki sulle meelelahutuslikus vormis need pärlid nii-öelda kandikul ette. Ja noh, sealt tulebki väga palju ka mängu, et võib-olla kuulutustes on kõik matkad vahvad, aga võib-olla tasub ka katsetada erinevaid matkakorraldajaid ja siis suudab ka inimene teha vahet, et kas on näiteks see, et keegi kuskil annab laternad kätte, ütleb, mets on sealpool ja vaadake, kui ilus linnulaul, või keegi räägib sulle tõesti mingil teemal põhjaliku ettevalmistuse najalt 2,5 tundi. Jah, no oled sa üldse, ma ei tea, mingisugust negatiivsemat tagasiside saanud või on mõni öelnud, et kuule, et väheks jäi või see fakt oli ikkagi vale või mulle see ei meeldinud, et no ega ma nüüd nii lahja vend ka ei ole, et ainult kiidetaks. Siis järelikult, et midagi valesti, kui ainult kiidetakse. Jah, et üldiselt on see, et negatiivne emotsioon on palju mõjusam kui positiivne, et kui sa tahad inimestele meelde jääda, siis on ka see, et korralda mingi jama ja siis räägitakse. Katsus ajalehte jõuda sellega, et sa midagi positiivset korda saadad, eks ole. Aga ei suures plaanis naljaks, et ma pean ütlema, et pigem ma olen saanud positiivset tagasisidet, ja. Aga loomulikult, eks inimeste ootused ja soovid on erinevad, et mõni ütleb, et kappas arulagedalt läbi, noh, samas ma ei tea, kas see tempo näiteks sinu kogemuses oli liiga kiire, eks ole. Mõne jaoks on tempo liiga kiire, teised jälle ütlevad, et mida ta uimerdab, mida ta venib seal, eks ole. Et sa pead alati leidma selle kahe pooluse vahel selle kompromissi, et oleks võimalikult paljudele hea. Noh, mille koha pealt on olnud teinekord näiteks nurinaid, et meenub näiteks meil oli Dirhami matk ja Dirhamis me kõnnime 2 küla, Dirhami ja Spiitami küla vahel, Spiitami külast jalutasime läbi, seal meil veel oli suur formaat, siuke 150 inimeseline grupp ja pärast tuli meile kuri kiri, et miks te jalutate minu värava tagant läbi, et segate kodurahu ja minge jalutage kusagil mujal, eks ole. Et noh, teisest küljest ma mõtlen, et kui korraldatakse sul 1 või 2 korda aastas kauges maanurgas Dirhamis mingi matk, mis jalutab su maja kõrvalt niimoodi läbi, et sa näed neid aknast, et kas see siis nagu
päriselt peab olema nüüd nii suur probleem, et minge kuhugi metsa. Aga ega sellest igast tagasisidest ei saa ka heidutuda lasta, sest kõik ütlevad, et tehke kuskil mujal. Lähed kuhugi mujale, seal on keegi järgmine, ütleb, lähed metsa, siis lähed teed metsas, siis selgub, et linnukaitse, Keskkonnaamet, samblik läheb katki, seal ka ei saa jalutada, lähed terviserajale, eks ole, segab suusatajaid talvel, ega nagu seda kohta, kus nagu kõigile meeldiks ja sobiks, ega seda ei olegi olemas, et ja. Nojah, eks selles mõttes tuleb mõnest inimesest aru saada, et mõni on võib-olla just kolinud sinna maa äärde lõppu, et ta elu sees enam ühtegi hingelist ei näeks. Ja siis on järsku 150 pealine kamp akna taga, on ju. Aga selles mõttes jah tõsi, et ega kõigile ei saagi meeldida ja ma ei tea, näiteks kõndimise tempo osas on ka, et keskmise leidmine on, keskmine on üldse hästi huvitav väljend, et tegelikult ma ei tea, kui me võtame keskmise pikkuse, on ju, et siis väga palju selliseid inimesi ei ole, kes on keskmiselt pikad, et kõik on kas pikemad või lühemad, on ju, aga keskmine on jäsuke väga suhteline asi, et samamoodi ilmselt kõndimise tempoga, et mõnele on ikka kiire ja mõnele aeglane. Jah, sest meil ju ka vanuse diapasoon on ju põhimõtteliselt lastest kuni siis 95-ni, eks ole. Ja need ootused ongi väga erinevad, aga muidugi alati on võimalik tellida ka tellimusmatk ja siis öelda, millist tempot te soovite. Ja siis saab teha, aga avalikul piletimatkal tuleb loomulikult üritada mingit keskteed leida, et võib-olla mõni peab siis natuke aeglasemalt liikuma, kui ta tahaks, mõni peab võib-olla natukene siis enda jaoks trenni tegema, pingutama, aga me ikkagi üritame siukest optimaalset kuldset keskteed leida. No üldiselt ma kujutan ette, et esiteks vast eestlased ei ole veel nii kehvas tervislikus seisundis, aga lihtsalt ma kujutasin ette, et kui Ameerikas teha selliseid matku, et siis sina kõnniksid ees ja siis on nende poekärudega need inimesed, et need ei ole rollerid, ma ei tea, mis asjad. Rulaatoriga. Ja nendega sõidavad on ju järel, et põhimõtteliselt. Muide, kunagi meil on olnud, sa küsisid, kas on midagi juhtunud ennem. On olnud siuke matk, kus tuligi üks tädi, mitte nüüd päris rulaatoriga, aga siuke see 2 kepiga või midagi siukest, 2 karguga. Ja ja mida sa siis teed, eks ole, sest tema liikumistempo on ilmselgelt ju väga aeglane. Ja kui me selle tempoga lähme selle tavapärase ringi peale, siis ei tule mitte 2,5 tundi, vaid see tulebki 5 tundi, mis on ilmselt temale liig ja teiste jaoks on jälle hirm igavalt aeglane. Ja mida sa siis teed, eks ole, samas inimene on pileti ostnud, ei saa ka öelda, et sa ei saa tulla. Nii et keeruline. Tuleb kokile võtta. Seda ka nagu keegi väga ei taha. Aga muide, eestlastel võib-olla liikumisega tõesti ei ole väga probleeme, aga mis on Eestisse natukene tulnud, on ikkagi bürokraatia. Bürokraatia segab ka üllataval kombel matkakorraldust, sellepärast, et hästi palju tekib üles neid probleeme, et näiteks kirjutad mõnele ettevõttele, kes on pika ajalooga hästi ägedat valdkonda omab, et äkki, see oleks ju teile ka turundus, eks ole, et muidu te peate turunduse eest maksma, aga näete, me toome teie tegemistega tutvuma inimesi, nii et nemad maksavad sisuliselt ise peale selle eest, et teie saaks turundada. Aga see lõpeb praktiliselt alati haiguhtlik. Et mis siis saab, kui ikkagi midagi juhtub? Mis siis saab, kui keegi komistab? Aga samas ma näiteks mõtlen seda, et sageli on see, aga meil autod liiguvad. Et võtame näiteks kuskil rekkaplatsi, eks ole. Et ma julgen öelda, et keskmine ajaloomatka klient on ikkagi laia silmaringiga intelligentne inimene. Sest kellel silmaringi ei ole ja millegi vastu huvi ei tunne, tema ei maksa raha selle eest, et tulla ajalugu kuulama. Kui selle platsi peal, kus autod liiguvad, igapäevaselt saavad hakkama näiteks umbvõõrkeelsed rekkamehed, kes seal jalutavad, kes on ka väga toredad inimesed valdavas osas, aga ma olen kuulnud, et rekkameeste seas on ka võib-olla üksikuid piiratuma silmaringiga inimesi ja nemad ja nemad saavad seal hakkama, siis miks me arvame, et ekskursioonigrupp on terve grupitäis totaalseid lambaid, kes kohe jooksevad rekkarehvi alla. Aga millegipärast me seda ette kujutame, et see niimoodi on ja väga palju ägedaid kohti on lõppenud sellega, et haiguhtlik.
Nii et minu üleskutse, kui keegi kuulab seda, keegi ettevõtja, tehke oma uksed lahti, võtke meiega ühendust, me saame teile pakkuda turundusmeedet, nii et meie maksame teile, mitte teie ei maksa turunduse eest. See on vist üleüldse seotud mingisuguse trendiga, et kõik on järjest reguleeritum, kõik peab olema järjest ohutum, kõik peab olema hästi-hästi ette taha ära tehtud, võib-olla mingi asi, mis on nagu ajastu siuke vaim või midagi sellist. Aga muide tead, mis on kõige ohtlikumad kohad meie praktikas? Meil on olnud 10 aasta jooksul siin umbes 2500 matka sinna suurusjärku ja meil on olnud 2 õnnetust 10 aasta jooksul. Ja kus on need juhtunud? Kadrioru park ja Rocca al Mare Vabaõhumuuseum. Mitte lagunenud nurgatagustes. Mitte kusagil mujal, vaid Kadrioru park ja Rocca al Mare Vabaõhumuuseum. Need on kõige ohtlikumad kohad järelikult statistiliselt. Mis sellest vanatädist siis sai, kes karkudega tuli? Kuidas te lahendasite selle olukorra? No me ikkagi mingi aja läksime tema tempos, aga meil ei olnud üldsusele mõeldas mingit muud varianti, kui me ikkagi pidime talle tegema selle ettepaneku, et äkki ta siis liigub näiteks trammiga tagasi, kuna meie raadioside ju kestab kaugele, ta saab seda juttu kuulata ka tee pealt, kui ta soovib, aga et me ei saa panna täit gruppi poolest teenusest ilma jätta, sellepärast, et üks matkaline on nii palju aeglasem. Ja eks ta, kuna ta ikkagi mingi osa tuli kaasa, eks ta sai ka ise selles mõttes aru, et ta ei olnud pahane meie peale. Ta oli üks neist mõistlikest ajaloohuvilistest, mitte see rekkamees. Aga muide, vanainimesed, nad räägivad väga põnevaid lugusid, et kust meie lood pärinevad, enamasti pärinevadki elukogenud inimeste mälestustest, kes siis lisaks ajakirjandusele ja muidu ajalookirjandusele ja lisaks sellele muidugi. Nii et väga huvitavaid lugusid saab. Ja muide pomšid, väga põnevaid lugusid räägivad. Ei tasu pomši karta, võib-olla narkomani peab kartma, aga pomšu, nad on üldiselt väga sõbralikud, kui sa nendega juttu teed ja näevad elu nende tahkude pealt, mida me tavaliselt ei näe, et saab väga huvitavaid lugusid vahel. Kindlasti on mingid perspektiivid, mida tavainimene ei näe, sest juba see ma olen mõelnud, et ma kunagi korraks käisin Soomes tööl ja töötasin nagu keset päeva kaubanduskeskuses ja siis kuidagi avastasin, et ega nagu tavaline tööinimene ei olegi nagu keset päeva kaubanduskeskuses, et need inimesed, tööinimesed jõuavad kaubanduskeskusesse siis, kui tööpäev on läbi, või õhtupoole, aga siis päeval nagu ise ei ole ka olnud kaubanduskeskuses, siis on seal täiesti teine elu. No võt, et võib-olla noored hängivad ja turistid käivad ja siis on võib-olla ka mõni, kellel ei ole kuhugi minna, teeb aega parajaks, eks ole. No mis su enda lemmikmatk on, mida läbi viia? Ikka see, kus sa saad rattasõidust rääkida? Ei, mitte ilmtingimata, aga seda mu käest on muid hästi sageli küsitud ja sellele ma ei oska vastata ja vastan nii, nagu ma tavaliselt vastan, et tavaliselt see, millega ma viimasel ajal olen kõige rohkem uurimise mõttes tegelenud. Sest hakkan mingi teemaga tegelema, siis tekib endal huvi ja siis mingiks ajaks saab lemmikuks. Aga kui ühte asja on võib-olla juba liiga palju olnud, et siis mul ei ole midagi nende matkade tegemise vastu, mida ma olen palju teinud ja ma loodan, et mul tulevad need ka hästi välja ja see sama performance osa võib-olla läheb järjest paremaks seal, aga võib-olla just selle info mõttes vaimustuda on jälle natukene keerulisem, et nagu ma ütlesin, igasugused maalused kohad, Laagri, Astangu, Pirita muide selles mõttes, et seal on ka üks bunker, kus me käime, on hästi huvitav, et need maalused osad mulle meeldivad, siis võib-olla need samad krimilood, mis võimaldavad siukest teatraalsemat esitust natukene pakkuda, et kui on kodulooline matk, et siis seal võib-olla on natuke keerulisem seda teatraalsust sisse tuua, aga krimilugudel saab nagu rohkem häälega mängida ja põnevamalt seda esitada, et need siis võib-olla.
Jah, no Seivaldi matka sa andsid väga hästi, et väga põnev oli ja kõik see jah, et kuidas seda infot ka esitada, mitte lihtsalt on ju lugeda nii-öelda maha, aga ja ilmselt see on, kui sa rääkisid, et sulle meeldib matk, millega sa viimati kõige rohkem tegeled, et noh, see on siis, et kui leiad endale mingi uue ägeda loo ja siis kuuled seda iga päev repiidi peal, siis kuuled, lõpuks kuuled nagu nii ribadeks ära, siis ta nagu natuke elab selle oma kõvera üle, on ju, et siis läheb meelest ära. Aga samas see nii-öelda viimati tegelemine võib tähendada ka mitte uut matka, vaid mingi vana matka uuesti ellu äratamine, et noh, ma näiteks tookski selle sama Seivaldi, siis näiteks alles eelmine nädal sain kokku, rääkisime vist, ma ei tea, 3-4 tundi juttu ühe legendaarse Seivaldi töötajaga, täna 80-ndates eluaastates prouaga, kes töötas seal ligemale 60 aastat ja kes on siuke elav entsüklopeedia, jõudis olla ka korduvalt seal juhtivatel ametikohtadel ja erinevates osakondades. Ja noh, tema mälestused ja lood avas mulle jällegi, kuigi ma olen juba peaaegu 10 aastat Seivaldis tuure teinud, siis jälle mingeid uusi tahkusid, mida varem võib-olla ei pannud tähele. Et noh, näiteks see sama profülaktilise meditsiini instituut sealt, eks ole, et Seivaldis oli kunagi katseloomade laut näiteks. Kõik see ei olnud psühhiaatria haigla, seal oli ka profülaktilise meditsiini instituut, mille kõrval laudas kasvatati siis jäneseid, lambaid, hiiri, rotte, mille peal siis tehtigi neid näiteks lastehalvatuse vaktsiin mõeldi seal välja, et tehti siis loomkatseid. Ma tahtsin ja selle kohta veel küsida, et ma ei mäleta nüüd sellest matkast, aga kas lobotoomiat viidi läbi Seivaldis millalgi? Seivaldis ei ole kunagi lobotoomiat läbi viidud. Teada on, et 1910. aastal Eesti neuroloogia grand old man professor Ludwig Puusepp on Tartus teinud 2 neurokirurgilist operatsiooni, mille kontekstis siis me võime seda lobotoomia hõngulisteks võib-olla lugeda. Nii et päris patust Eesti prii ei ole, aga Seivald tegelikult on. Aga samas Seivald ei ole tegelikult isegi mitte Eesti ju kõige vanem spetsiaalselt psühhiaatriale ehitatud hoonestu. Et näiteks täna Ida-Tallinna Keskhaigla küljes valmisid psühhiaatria korpused 1897. aastal. See on see aasta, kui need baltisakslased alles hakkasid atra seadma, et oma haigla põhimõtteliselt ülesse siis mingi hetk ehitada. Aga üldse 20. sajandi alguses usuti, et psühhiaatrilise ravi tulevik võiks olla kirurgilises sekkumises, et lõikame midagi paika või midagi ära kuskilt ja siis läheb asi korda. Jah, lobotoomia tundub ikkagi äärmiselt õudne protseduur, ütleme niimoodi. Jah, aga samas ega ta nüüd selles mõttes nagu täiesti tühja koha pealt ka ei olnud võetud, et ta on ikkagi mingis mõttes on ta ikkagi olnud ju tõenduspõhise meditsiini praktika, sest isegi veel ju Rootsis 70-ndatel seda praktiseeriti. Probleem on selles, et see positiivne tulem versus inimese elukvaliteedi kehvemaks minek, et see kippus nagu nii loterii allegriiks muutuma, et tänapäeva 21. sajandi meditsiin ikkagi siukseid riske endale võtta ei taha ega saa. Jah, see on see aju on selline, et nagu kuskilt surgid, siis ega tegelikult täpselt ei tea, mis juhtuma hakkab, on ju. Et surgid sealt ja siis järsku inimene räägib hispaania keelt puhtult. Jah, nagu ma matkalgi ütlen, eks ole, kui lobotoomia eesmärk on hüperaktiivsusest skisofreenikul lahti saada, siis jah, sellest me saame lahti, aga me saaks sellest lahti ka telliskiviga pähe, eks ole. Aga kui me tahame midagi raviks nimetada, siis see peaks ka inimese elu kvaliteeti tegema paremaks. Ja siin tekib see probleem selle lobotoomia küsimusega. Igatahes Mihkel, aitäh, et tulid ja rääkisid ja siis edu matkadel. Mina tänan ja kohtume siis suvel matkadel. Teeme nii. Eesti Esu. Casino, boost, 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 boost,
Casino.